Tere kallid tennissõbrad, on 22. august ja tavaliselt tähendab see seda, et hakkab lähenema US Openi tennisiturniir, aasta viimane Suure Slami turniir teisel pool ookeani. Tutvustame tänast paneeli, mis ei ole väga üllatav, sest sellises koosseisus oleme ka viimasel päris tihti kogunenud. Mina saatejuht Gunnar Leheste, minu paremal käel täna stuudios kohal Toomas Kuum. Tere, tere! Teisel pool arvutiekraani, ma ei saa öelda vasakul või ka paremal käel, sest otse ees arvuti peal Riho Kallus. Tervist! Ja kaugel Varssavis Alo Ojassalu. Tere, tere! No, Riho, mis asjaoludel oled Saaremaal? Ma olen asjaolud on väga lihtsad. Täna on algamas Saaremaa meistrivõistlused ja ma tulin Saaremaa meistrivõistlusi mängima. Nii et mul on kohe peale saadet vaja väljakule minna. Ja mis asjaoludel on Alo kaugel Varssavis? Asjaolud väga lihtsad. Lapse soov on püha. Laps kuidagi koolis neil ei ole populaarne on nüüd praegust see Poola reiside värk. Ja siis ta soovis külastada siin Poolas mitmeid kohti, nende hulgas ka Auschwitzi, mis mind üllatas. Ja nüüd me oleme sellise nädalakese natu rohkem puhkama siin. Et kas Poola on uus Riviera? Poola on väga ilus. Siiamaani ma olen lausa vaimustuses. Eile kuningalossid asjad, kõik vana linn, mida iganes, alustades arhitektuurist, lõpetades restoranidega ja lõpetades hindadega. Ja seal sa saad 6 euro eest võid siukse prae saada, et 3 sööte. Jaa, eile istusin vana linnas, jõin klaasi väga head veini ja maksin selle eest 2,5 eurot. Ma käisin Makedoonias ja kalapraad ja 2 õlut on kümpa. Korralik kala. No meil sa saad koduse köögi, mis ei pruugi halb sugugi olla, aga sul võib praad seal maksta juba 8-9, võib-olla lõuna pakkumine võib veidi soodsam olla, aga see on sõnum siis ikkagi ka meil need, kes siin kõrgemal, kes Roosiaias käivad ennast näitamas, eks on ju nii? Ma ei tea jah, mida meil on tehtud, aga jah. Riho, kuidas Saaremaal hinnad on? No ei, ma pean kohe ütlema, et nii vaesed inimesed Saaremaale pole mõtet tulla, et siin on natuke teised hinnad. Ja, olen sulle nõus, sellepärast valisin Poola. Ühel päeval, kui asjad finantsiliselt kõik väga hästi hakkavad minema, tulen Saaremaale. Aga mul on seal Airbnb, mul on sõbral seal maja Kuressaares, nagu sa tead. Niimoodi, et ma saan tasuta elada seal. No see on ainuke võimalus, jah. No meie arvame siin, et suur tennis hakkab, aga pool Eestit jookseb kokku Riiga. Võib-olla 2 sõna korvpallist ka. Tänane uudis Maik-Kalev Kotsarist ja tema loobumisest muidugi meile Riias head ei tõota, aga Toomas on minemas, ma tean. Ma ausalt ütles, mul on kõikidele mängudele piletid olemas, aga ma pean tunnistama ausalt, et peale seda uudist ma teen tõenäoliselt väikse valiku. No eks natuke on see pikk aeg ka, et korraga olla, mis see tuleb siis, vaatad 9 päeva praktiliselt, eks on ju, see on nagu liiga pikk aeg, et nagu nii ma pendeldaksin seda vahet. Ma olen üritanud küll niimoodi sättida, et ma saan kõiki mänge vaadata ja võib-olla seal on see, et Läti ja Serbia on nagu väga tugevad koondised, et oleks muidugi huvitav näha ka mingi teatud mängijaid nii-öelda koha pealt. Eelmine kord Itaalias oli küll väga äge, et ma usun, et välja arvatud siis Läti, siis see võib olla nii-öelda see faktor, mis võib ka ilma Kotsarita koondist ikkagi tiivustada, et kindlasti see areen on seal Eesti kaasajalaid täis, et Itaalias oli ainuke mäng, mida, ma nägin neid alagrupi mänge, Eesti ei saanudki edasi, aga ainult Itaalia mängus, kus oli tõesti nagu vastas fännide leer oli võimas, aga muudes mängus oli siuke tunne, et mängime Eestis. Ja enne kui päris tennisejuttude juurde lähme, kui suure tennise juurde, alustame ikkagi meil siin kodukamaralt, et natukene väärivad tunnustus ikkagi Eesti noortemeistrid ka ja minule kõikidest nendest noorteklassidest ja kõikidest nendest uudistest, mis Toomas Tennisnetti kirjutas, jäi silma üks nimi ja see on perekonnanimi Ink. No Inkisid on tegelikult ju mitu, aga jah, Ken Ink. Ja. Et Ken Ink nooremats vanuseklassis, mis oli tal siis U14 või? Ei, 16, jah. U16, seal pani 0-ga. Ja 18
18 vanus ka, aga tegelikult rääkides hinkidest on üks palju huvitavam lugu on see, et on veel üks väike hink, Sten Hink, kes mängis tennis 10 ja muuseas võitis turniiri niimoodi, et ei kaotanud ühtegi game'i, mis on kurb natukene. Ta ütles ka, et eesmärk on kõik mängud maksimaalselt võita ja mitte ei võitnud turniiri niimoodi, et ei kaotanud setiga, vaid game'iga, ma tuletan meelde. Ma arvan, et see võib olla isegi, ma ei tea, kas on ajalugu, sina Alo oma mälu järgi, kas on sellist juhust olnud? Just tahtsin öelda, et tegelikult oli mul kunagi üks õpilane nimega Ott Ahonen, kes poisid 12 vanuses tuli Eesti meistriks niimoodi, et kaotas 2 game'i. See on juba 2 aastat vanemate hulgas, on tegelikult päris selline ja alates veerandfinaalist ei kaotanud ühtegi game'i. Muidugi, vaata, ma ei ole see väikse hingi mängu näinud ja oleneb, mis see mängustiil on. Et kui ta on selline 10-12 need munad ja asjad, need tegelikult ei näita mitte midagi. Paljud, kes mängivad natuke õigemat tennist selles vanuses, kas ei võida või siis kaotavad raskeid mänge, mida iganes, aga ütleme, et minu jaoks oli palju kihvtim mäng oli tegelikult, mis ma nägin, oli poisid 12 finaal, kus Anikin võitis esimest korda Tamme ja just kuidas mängis, mõlemad poisid mängivad ääretult ründavat tennist ja seda on lihtsalt nauditav vaadata. Väljaku sees tulevad võrku, mis selles vanuses on ka küllaltki selline mitte tavaline. Niimoodi, et mina panen kogu oma tähelepanu sinna nendele poistele ja kui ma ükskord hinki näen, siis ma oskan öelda, aga ma pole näinud. Aga hinkide lugu tuletas mulle meelde, et võiks teilt küsida, millal Eestis tipptasemele jõudsid mõned vennad või õed koos? Kas on üldse olnud? Ojassalud, Venemaal. Ja siis on Parmased ja ega tegelikult üks huvitav fakt veel, et kui sa vaatad, Halo teab ka, kui sa vaatad seda osalejate nimekirja, me ei räägi praegu nagu tulemustest niivõrd, siis tegelikult sellist tennise maailmas levinud perekonnanimest me näeme väga palju. Ja paljude treenerite lapsed mängivad, ma ei hakka neid siin loetlema, aga vahest vaatad mõnda tabelit, et üle huvitav, et pooled nimed on tegelikult juba, nad on tuttavad, nad on tennise nii-öelda, see järjepidevus. Et see on, mõnes mõttes on see, tegelikult on see hea. No viimati võib-olla vennad Siimarid olid ju. No jah, seda ka, jah. Orange Bowli finalistid ja Matjas ka üksikmängus. Paaris siis olid koos. Matjas oli see mees, kes just vahetult enne seda, kui tõusis maailma esimeseks Šapovalov ju alistas Šapovalovi kuskil ITF-i turniiril veel. Nii et Matjas oli väga kõva. Kihvtid poisid. Maailmast, Williamsite nimed teavad kõik, aga Tsitsipased, kes meil veel on seal? Omal ajal olid vennad Kalliksonid, siis muidugi paaris mängusel Brianid ja McEnroe. Ja Patrick ja John, siis las ma mõtlen. Seal varasemast ajast nagu ei tulegi nii palju neid praegu kohe esimese hooga. Lloydid, vendada. Jaa, britid, eks on ju. Siis need ju Blackid. Ja, üks on ju ka Lajali ka teeb koostööd. Wayne, jah. No aga selge, lähme siis põhiroa juurde ja selleks on loomulikult US Open ja värsked tabelid, aga enne ikkagi, kui me värskete tabelite juurde oleme. Käsi püsti, kes vaatas ja kui palju mixed doubles'id, ehk siis segapaaris mängu, mis mängiti 2 päevaga ja nii-öelda formaadis Fast Four kuni finaal oli vist 6-ni. Ja oli pikem, jah. Et aga kes vaatas ja kui põnev oli? Mina paar episoodi ainult nägin, aga ma olen ka nagu rääkinud inimestega sel teemal. Ma korra eelmine küsimus Sveerevit meile ununesid ära, eks on ju. Aga mina ütlen niimoodi, et ma saan aru, et publikule see meeldis, aga minu seisukoht on see, et nüüd võitsid ju tegelikult ikkagi paaris mängijad, eks on ju. Mis teeb selle asja veel vingemaks? Teeb, aga kahju on see, et need, kes siis on terve hooaja paaris mängus seal, ütleme, tipus püsinud, siis väga paljud ei pääsenud peale, et see, ühtepidi, ma saan aru, miks seda võib-olla tehakse, aga mina ei pea seda siiski nagu sportlikus plaanis nagu õigeks. Ma olen Toomasega täiesti nõus.
Ma vaatasin esimene päeva, no praktiliselt peaaegu kõik mängud. No, ma saan aru, et tegelikult oli ju täis maja, eks? Korraldajatel väga hea piletimüük ja kõik nii edasi. Aga tegelikult käis üks korralik tilu-lilu sportlikus mõttes, ma mõtlen. See oli ka põhjus, miks ma teise päeva õhtuks leidsin endal muu tegevuse, mitte vaadata neid, aga no tegelikult oleks pean vaatama, tegelikult oleks hea on jumal tänatud, et Vaasoli ja Iraani võitsid, et natukene panid staare paika. Teine asi on see, et muidugi väga tõsist suhtumist ma mitte kellelgi seal ei näinud, päris ausalt. Ja kui see on ikkagi suur slämm? Jah, ja need 4 setid ja otsustavad punktid ja mäng 20 minutit ja no kuidagi jättis sellise väga kehva maigu, aga veel kord tuleb hunnik inimesi peredega, saavad autogramme tähtedelt, ikkagi näevad neid tegutsemas. Ma ei tea, mis õige on. Oleks ta näidisturniirina, oleks ta väga vinge, aga nagu Toomas ütles, et võtta ära siis no ikkagi maailmas on päris palju puhtaid paarismängijaid. Ja me tegelikult jõudude vahekorda ei saanudki tegelikult näha. No tegelikult saime näha, et paarismängijad võitsid, aga et see nii väike formaat on, kuidagi ei suuda tõsiselt suhtuda sellesse asjasse. No minu jaoks oli näidisturniir. Aga päris paarismängijatel on naispaarismäng ja meespaarismäng veel alles. Seda küll, aga kui ajalooliselt on see segapaarismäng olnud ikkagi 1/5 asjast ja nüüd väga suurel hulgal inimestel võetakse võimalus osaleda, no ma ei tea. Noh, kui seda üldse kuskil proovida, siis ainult segapaarismängus, sest see on ju ainus mänguliik, mida mängitakse ainult slämmidel ja olümpial. No jah, aga vaata, asi on selles, et kui läheb nagu tõsisteks üksikmängudeks, siis eriti mehed paarismängudes ei osale. Et kui no, mina ei tea, paarismäng täiesti eri nädalal, kõik nii mehed kui naised või ma ei tea. Ja ma mõtlesin muides seda sama asja, et kui siis jah, et võib-olla eri nädal, aga siis see venib väga pikaks see slämm ja samas on ju osad turniirid veel, lähevad sinna mingis mõttes siis. Tennis on nii reeglite kui kõigiga, ma olen päris konservatiiv. Mulle sellised muutused ausalt öeldes ei meeldi. Ma tean, miks korraldajad seda teevad. Ma natukene mõistan. Esimene nädal suhteliselt tühi on ju, ma mõtlen publiku suhtes. Ja nüüd olid tribüüni paksult täis. Noh, jah. Money talks. Money talks, jah. Täpselt. Ja ma arvan, kui me need numbrid kokku lööme ja vaatame televaatajate arvu ja piletimüüki, siis ei ole vist kahtlustki, kas eksperiment tasus ennast ära või ei tasunud. Ja majanduslikult kindlasti pole kahtlust. Riho, sinu arvamust? Ma olen teiega täiesti nõus ja ma ise mõtlesin seda, et oleks nüüd see sama asi, et tehakse tõesti see segapaarismäng juba kvalifikatsiooniturniiri nädalal, aga siiski ikkagi sportlikus formaadis, et sinna saavad need mängijad, kes on paarismängijad, mitte see, et kes kellega käib ja kes kuskil oleks rohkem tooks raha, et selles mõttes ma arvan, et mõte hea. Mulle ka need igasugused väga lühendatud variandid, setid 4 asjad, ma olen ka konservatiivne selle koha pealt, see mulle ka ei meeldi. Et mina igal juhul oleks selle sportliku osa poolt ja mulle väga meeldis, et tegelikult võitsid ikkagi need, kes oskasid paari mängida. No, absoluutselt nõus. Ja veel kord, et 2 päevaga, 2 õhtupoolikuga seal mõne tunniga jagatakse Grand Slami karikas. No. Ja eurod, mõned dollarid ka. Huvitav oli see, et ma seda ei vaadanud, et mis te auhinnafond oli, kuidas? Ei, ikka sama. Sama ka veel lisaks. Võitjad jagavad 1 miljoni. Millega sama? Midaga sa räägid, Gunnar, sama? Segapaarismänguga sama või? Jah. Segapaarismängus on väga palju väiksemad auhinnarahad. Oled sa nüüd kindel või? Kas need ei saanud ka miljonit 2 peale? Ei, segapaarismängus on ju veel väiksemad kui paarismängus ikka veel 3 korda väiksem. Ta on tavaliselt, ei no kas 3 korda, aga tavaliselt on poole väiksem. Ja 2 korda väiksem. Ja, see on nagu... Seal on ju vähem paare ka osaleb alati slämmil, tabelis. Aga no ma arvan, et nad need tähed kõik sinna said. Ma arvan, et seal tiksus peale osavõtu rahadega ka midagi. Võitjad said 2 peale 1 miljoni. Aha, ongi nii, jah. 2 päevaga päris hea. Ei, mitte 2 päevaga Santana. See on, ma arvan, sellise tund-pooleteisese mänguga. No ütleme, 4 ringi, keskelt mängu pikkus alla tunni. No jah, 3-4 tunniga.
Allar on siit saatest puudu, aga võib-olla proovime ka Estikatel või? Võiks tiebreaki turniiri teha. Ja, üks sett on 7 tiebreak. Jah. Ma olen muideks tiebreaki turniire teinud, aga siis ma olen teinud alagrupid ja asjad, et vahelduseks tead selline nagu erisus, nüüd ei ole ammu teinud ja iseenesest, sõltub tasemest, ma ei räägi nüüd, et Eesti meistrivõistlustel võib see päris lahe olla, aga kui me räägime ikkagi nagu tippspordis, siis me ei saa päris, tähendab show-turniirina võib olla, nii nagu Murutoglu see versioon, ma olen käinud vaatamas, tegelikult väga intensiivne, päris huvitav ja tegelikult vaadata niimoodi, aga nüüd kogu aeg ma vaataksin seda formaati, siis ei pakuks mulle ikkagi seda. Kas Grand Slamid võiks rahule jätta kuidagi? Nõus. Veel enne, kui me tuleme ikkagi tabelite juurde, Mark Lael ju mängis ka ja mängis kvalifikatsiooni esimeses ringis 22-aastase Artur Sazoga, võin nüüd hääldusega eksida kindlasti, ATP 75 ja mängis temaga lühikese aja jooksul juba teist korda, sest Cincinnati turniiri kvalifikatsioonis võitis ta tema vastu küll seti, aga kaotas mängu, nüüd siis 2 seti kaotust, 6-4, 6-1. Mis mulje teile sellest mängust jäi? Kes nägi? Esimeses setis seal veel isegi tekkis midagi, mingi moment, aga ta jäi seal ju taha ja sealt päästa enam ei õnnestunud. Ma ei tea, tal on tegelikult mõned mängud, ma olen tegelikult päris palju mänge viimasel vaadanud ka Challengeridel ja kuidagi see kõikumine, ma ei tea, eks see sõltub ka vastasest kindlasti palju, kes on mugavam, kes mitte, et tal oli ju see väga pikk mäng, üle 3 tunni oli Faria, jah? Issand jumal, mul juba nimed lähevad meelest ära, kus see Challengeril, et mille ta matšpalli pealt kaotas, jah? Jaa, aga see oli iseenesest nagu hästi põnev mäng, seal oli, ütleme, esimeses setis oli küll väga selline rabe mäng, vastane tegi 69 lihtviga mängus iseenesest, aga pikk mäng oli. Arvestada tuleb kuumus. Jaa, täpselt, ja vastane tegelikult suudles väljakut peale mängu lõppuda ja järgmine voor ta enam ei suutnud vastupanu osutada. Et selles mõttes mulle meeldis seal võitlusvaim ja kõik, aga kuidagi natuke on see mäng on nagu selles mõttes kõikuv. Et need mängud on selge see, et nagu sa ütlesidki, võib kuumus mõjutada, vahepeal võib-olla väsimus ja me ei näe ju ka mängija sisse tegelikult niimoodi, me näeme ainult seda välist pilti. Et see mind mitte muret ei tekita, et siin võiks olla natukene see stabiilsem see joon, see mängude joon, aga ma räägin, et siin sõltub ka vastastest. Ega ta kvalifikatsioonis ei sattunud ka hea vastane. Oleks võinud palju lihtsamaid versioone, variante olla. Kas te teate, mis Mark teeb enne nüüd Davis Cupi mänge? Ei tea kahjuks. Kas on infot, võib-olla Riho, sina tead, et nüüd see Klinka, kui ta kaotas Marčekile, et seal oli tal mängu lõpus natuke põlve häda mingi oli kerge, et mängis mulle see mäng, ma nägin seda mängu, mulle väga hea mulje jättis Klinka, aga kas selle kohta on ka mingit infot, et muidugi aega oli, veel on, eks on ju, et ikkagi Klinka mängib ikka Davis Cupi. Ma suhtlesin küll Kennetiga, aga ma ei küsinud selle kohta, ma ei oska kommenteerida seda. Ma tahtsin lihtsalt korra jutu jätkuks uuesti tagasi tulla sel teemal, et vaatasin välja eelmisel aastal paarismängu võitjad said paari peale 750 000 ja mixti paar sai $200,000. Jah, võib-olla sellepärast nüüd see aasta tehtigi teistmoodi, et see vahe on tegelikult isegi rohkem kui 3-kordne on see vahe. No eks nad aimasid, et tuleb võib-olla pealtvaatajaid rohkem, et nad isegi vaatamata selle auhinnafondi suurusele, et ütleme, see raha tuleb seal tagasi ka. No eks toetajad ka on võib-olla rohkem pannud raha alla. Aga ühesõnaga, Mark siis pidi tunnistama kaotust esimeses eelringis, aga number 1 küsimus, kas me kahtleme, et me näeme jälle seda sama finaali, mis me oleme harjunud nägema, Sinner Alcaraz? 0 kahtlust. Seda enam, et esimene nädal, kas me nüüd läksime tabeli juurde? Läksime tabeli juurde, jah. Okei. Esimene nädal ma just vaatasin, et vist esimest korda suhteliselt nii Sinneri kui Alcarazil loos on päris kenasti soosinud. On ja päris lihtne loos. Ja siis meie kõigi ühisele sõbrale Djokovicile vaatas 3. ringist ei ole just rõõmusõnumeid.
ega tal esimene vastane Tien pole ka mingisugune kingitus. No nõus, aga sealt ta ilmselt läheb üle ja siis on 2 lucky loserit ja qualifierit. Noh, nagu ma ennemgi olen ütlenud, sellistele meestele on ta piisavalt kõva putukas, et sealt läbi tulla. Aga edasi midagi väga rõõmsat ei ole enam. Michelsen, Korda või Norri? Ja, sealt alates, et ütleme, et Djokovicil on tabeleid olnud, kus ta tegelikult on, ütleme siis ausalt, on tal päris ikka väga häid loose olnud niimoodi, et ta suhteliselt rahulikult jalutab sinna veerandfinaali või poolfinaali. Nüüd, muidugi samas on ta rankingu koht ka X7, et see juba paneb talle kedagi teha, aga tal on väga ebamugav vastane Rune seal 16 hulgas, kellega ta alati hädas on olnud. Ja jah, ütleme, et tal tuleb tõsine töönädal. Aga te ei ole nõus sellega, et Alcarazil on vähe tõsisem tabeli pool kui Sinneril? Kergelt, aga mitte midagi olulist selles mõttes, et Alcarazil, ütleme ausalt, suurmees Opelka, esimeses ringis 5 setti, ta lihtsalt ei jõua. Ei, see pole varianti ka. Ta loomulikult võib seti ja mingi imega isegi 2, kuna serv on tal ohtlik, hea mänguga ta on ohtlik, aga mitte üle 2 tunni. Teises ringis sellised mehed nagu Shank või Bellucci, kolmandas Tarderi, Hichikata ja siis tuleb kas Medvedev või Davidovich. Väga hea tabel. No ega see Shang ainult oma eest käega ka ei saa piisavalt vastu, see on ka selge. Ja siis Shelton või Ruud veerandfinaalis ja siis räägime juba poolfinaalist Djokoviciga. Esimene paha on Shelton ilmselt. Jah. Kaua see Sheltonil see, ütleme selline hai jätkub, aga koduareenil kindlasti, pole kahtlust. Vaatasin juba esimene päev, kohe on pandud Shelton peaareenile ja ta mängib kõik mängud kindlasti seal ja tema emotsioone asju arvestades Shelton on ohtlik Alcarazil. Aga Jannik Sinner teises ringis ja võimalik vastane Emil Ruusuvoori. Ja, protected rankinguga on sees tabelis. Oot, pidagi pidureid väheke. Aga tal on vastas Popõrin, nii et ma ei väga keeruline uskuda, et ta sealt läbi tuleb. Te olete väga optimistid. Ring. Mina ei ole selles teise ringi jõudmises, ma ei ole optimist. 3. ring ja meie mees Šapovalov. Ei tea. Minul oli esimene mõte, kui ma seda tabelit vaatasin, siis kes viimasel ajal on jälginud neid turniire, et praktiliselt kõik mehed, kes viimasel ajal on siin nina tõstnud, ma mõtlen väljaspool Alcarazi Sinnerit, on sattunud tabeli alumisse poolde. Sest võib-olla kõige ohtlikumad mehed, ma pean silmas kahte ameeriklast pean silmas, kindlasti Fritz ja Sheltonit. Tiafoe on mänginud head tennist, Rune on viimasel ajal head tennist mänginud. Kõik need mehed on sattunud tegelikult sinna alumisse tabeli poolde ja ei tasu võib-olla ka maha matta Danil Medvedevit, kes on varasemalt ju teame, kui kõva mees kõval kattel on. Nii et minu arust nagu kandikul on jälle Sinnerile see tabeli ülemine pool. Võib-olla must lammas on seal Aleksander Bublik, aga Bublik võib seal esimene ring Tšilitsile kaotada juba ka vabalt, et seal võib ka kõiki juhtuda. See võib päris hea mäng tulla isegi. See võib hea mäng tulla ja me teame, siin on Deminor, kes on tegelikult Sinnerile klient olnud. Rubljovit, Deminori, Taužer Aliassimi, need on kõik sellised mängumehed, kes on tegelikult Jannikule põhimõtteliselt kliendid olnud. Ta tuleb väljakule, on juba kaotanud. Mõnust nagu Janniku paha öelda, tal oli küll viirushaigus on selles mõttes selles suhtes vähemalt hea asi, et tal ei olnud vigastust, et viirushaigusega sul läheb 2-3 päeva ja sa oled taastunud. Et ma arvan, et see viirushaigus ei mõjuta teda Ameerikas, et Jannik Sinneri turniir, Aleksander Zverev, kes on teda küll 2 korda Ameerika lahtistel võitnud, aga jällegi ma arvan, et Zverevil tuletades meelde seda Austraalia lahtiste finaali, et Sinneril on eriti hea minu arust see tabeli. Kas sa tahad öelda, et tabel on nagu lumme lasta? A Draper? Ma ütlen, minu arvamus ongi, et ainukene ohtlik mees, kes võib talle olla, on seal Draper. Ülejäänud tabel, ma olen Rihoga 1000% nõus. Need ei ole 5-setteri mehed, kes Sinnerile võiksid kuskiltki ohtlikuks saada.
no täpselt, ma olen ka Alaga nõus, et samas Katjano on alati Hardil hästi mänginud ja nii edasi, et kõike võib olla, aga neil aga 5 setis, noh. Ei. No publik samamoodi, 5 seti mängida ikkagi Sinneriga, see on midagi muud kui võita teda 3, et see on hoopis teine tennis. Ja turniiri tähtsus, ära unusta, turniiri tähtsus. Täpselt. Sinner on fenomenaalselt paar aastat mänginud. Ma arvan, palju huvitavamad mängud tulevad siin 4. ringis, näiteks Medvedev Alcaraz, see võib juba huvitav olla. Ja nagu sa ütlesid, Tšiilis publik väga hea mäng. Või tuleb seal Shelton Alcaraz veerandfinaal juba, aga väga, see on hoopis huvitavad mängud. Oota, kas Shelton ei või Lehechkaga kokku minna või? Shelton läheb enne Lehechkaga võib kokku minna. Ja, see võib ka päris huvitav olla. Aga ma mõtlen, et igal juhul Alcarazil on oluliselt raskem minu arust. Ma ühe fakti tooksin. Alcarazil oluliselt raske, aga ei midagi ohtlikult. Ühe huvitava fakti lihtsalt, mis võib-olla ei mõjuta selles mõttes tulemuste poolt niivõrd, et alates 2010. aastast, et Grigor Dimitrov on eemal turniirist, et 58 slämmi järjest. See on nagu ka ajalooline fakt oli, aga jah, me teame, et juba seal siis juba Wimbledonis tal siis läks nagu õnnetult. Viimased 5 on läinud õnnetult. No ma mõtlen just, et nagu viimasest. Kõik loobumised. Esimene ring on ka huvitav mäng veel Macbetchi Perikaard ja Musetti kindlasti põnev. Ei, selliseid huvitavaid paare on tegelikult palju esimeses ringis. Aga mis mulje teile on? Jah, sorry. Aga jällegi see on nagu natuke teise taseme tennis. Kuidas teile, mis mulje jätab Fonseca? Ütlen ausalt, aasta alguses vaimustuses, viimased turniirid mitte. Jätab natuke toore mulje. Jätab natuke sellise mulje, et vajab veel küpsemisaega. Nõus. Et tal ei ole veel kogemust, tal ei ole kogemust ja eriti hakkab see kogemus mängima Grand Slamil, et see on nagu küsimus, et sellist sorti mängumehed võivad komistada ka vanade kogenud mängijate vastu, kes võib-olla täna ei ole selle esimese ešeloni vennad, aga on mänginud Grand Slamidel. Et see on võib-olla tema puhul kõige suurem küsimärk ja see just nagu Alo ütles ka viimasel ajal on see silma torkanud tema mängudes. 2 meest, ütleme tema ja Menšik, ütleme, kes kevadel tegid väga suure nagu arenguhüppe, mängu tasemehüppe, mida iganes. Ja Menšikut ma jälgin muidugi eriti pinnetsas, ma tegin ju meie ennustuses, kui Menšik oli alles seal 100 all, tegin, et ta on aasta lõpuks 10 hulgas. Ja aprillis oli ta 12 jooksvas ja nüüd on natuke kukkunud ja viimased paar kuud täpselt samamoodi esimese teise ringi tennis. Et need 2 noort mõlemad nagu, kas Riho ütles praegust, et nagu natuke toored või? Nii nad on või olid natukene ehmatunud oma kevadisest edust. Noortega see juhtub ja võtab tõesti 1 aasta laagerdamist ja ma arvan, et nad mõlemad hakkavad väga-väga hästi mängima, aga praegust ei ole valmis. Et võib-olla sellised kergelt haputõunad veel. Exactly. No mina siin mõtlen ikkagi, et kuidas selle korvpalli kõrval ka tennist pildis hoida, siis 3. ringis, kui Deniss Šapovalovil õnnestub sinna pääseda, saab ju teema üles tõmmata, et kuidas siis Tustit näeb Sinneri füüsilist ettevalmistust võrreldes enda meestega, et mida see mees teistmoodi teeb? Ütleme siis niimoodi, et Šapovalov peab sinna 3. ringi jõudma. Tal ei ole esimeses ringis juba midagi rõõmsat. Teises ringi natuke lihtsam, aga ei ole see Šapovalov ohtlik 5-setises mängus sinna mitte kuidagi. Tuleb 3 seti. Rääkides sinu kommentaarist, Gunnar, ma ei tea, kas sa seda fakti olete kuulnud, kui Sinner lõpetas matši kanadalase Gabriel Diallo vastu, kus tal oli siis, Diallol oli kasutada ka settpall. Peale seda mängu ta oli täiesti rahul olematu, läks Darenga Hilli juurde ja ütles, et lähme servi lööma, lõid tund aega servi veel väljaku peal. Nii et see on siis ettevalmistus. Kuule, aga Sinneril katkes päris julm matšivõitude seeria vist kõva väljakul või? Jah, 26 äkki või? 25. Aga see ei aga haiguse eest me ei ole keegi kaistud. Ei olnud ju, seal oli kõik ju tegelikult tubli, et ta väljakule tuli, tegelikult oli ju selge, et tal ei olnud seal väljakul midagi teha, et paha tunne ju, inimesed on ostnud finaali piletid ja tulnud kohale, et üldse midagi, aga üritas, aga seal ei olnud ju midagi. Seal ei olnud esimest game'ist, jah.
kui sa oled pehme, siis sa oled pehme. No kõntis nagu 60 aastane seal punktide vahel näha oli, et ta ei saanud üldse ju. Tahaks huvitav, vaatan kiirelt, mis kihlveokontorid pakuvad, kumba siis favoriidiks ja ikkagi Sinner on eespool, aga võtaks sellised koefitsiendid, kus on nagu eestlastele ka midagi aru saadav, et 15-13 ei ütle mulle küll midagi. Ei leia hetkel. Neid 1 koefitsient ei ole kuskil või? Kiiruga hetkel ei leidnud, jah. Aga... No ükskõik, mis ta on, ilmselt on ta väga väikse vahega. Aga pakkuge, kes on 4. favoriit võitmaks turniiri? See on sinu lemmik, Alo või? Ei, 3. on Alo lemmik. Ben Shelton äkki või? Jack Draper. Keda me mainisime, jah. Jah. Ilmselt on nii loogiline, aga ma küll aru ei saa, kuidas Serbia on sinna 3. eksis. Mina pigem paneksin 3. ja 4. hoopis ameeriklased, ausalt öeldes. Aga no mitte seda, et turniiri võita, aga ütlen, pigem on nagu need mehed, kes võib-olla täna on seal ukse taga kõige lähemal koputamas isegi. Draper ja Sheltoni vahel on veel isegi Zverev, kes on küll Sheltoniga sama koefitsiendiga. Jälle üks imelik pakkumine. Veerandisse nad võivad mõlemad jõuda, aga Djokovic'i puhul ma nii väga kindel ei olegi selles. Jõuame natukene naistest ka rääkida. Kas julgeme ennustada, kas keegi saab Arina Sabalenkale vastu või ei saa? Oi, kindlasti. Praegu on ju Sviantek on ju väga, tundub selline on nagu tagasi igal juhul ja seal on, jah. Kuulates Sabalenka juttusid ja asju ja intervjuusid ja nii edasi, ma olen suht kindel, et ta see aasta Grand Slam ei võida. Aha. Ei ole sellist võitja mentaliteeti praegust, et kui ma eelmised turniirid olen ütlenud, et puhas lotomäng, ilmselt ongi, aga ma arvan, et ja ma olen viimase kuu poole teisega Sviateki mängus jälle on usku. Et ta on oma ensekindluse üles leidnud ja ohtlik iga ühele. Ja siin võib isegi nii naljaks üle see sama segapaarismäng, mis nagu justkui ei puutu asjasse, annab ka juba, sai siin ühe tiitli kätte, see annab natuke sellist head tunnet talle sinna nii-öelda stardipakkudele ja ameeriklannad on USA lahtistel ka alati ohtlikud, ega seal võib ka see, ütleme selles mõttes, et nad ma ei räägi nagu lausa võidust, aga ütleme, nad võivad seal ka kedagi eest ära koristada enne, et ei tohi unustada päris, Kaufi kindlasti ei saa unustada, eks on ju võib-olla, aga kas talle see nüüd see kate kõige paremini sobib, siis Pegula ja kunagi oli vist Collins isegi, kas jõudis finaali lausa või, ma juba mälu juba ei ole nii hea. Aga... Kas olid mingid USA lahtised, kus oli isegi... Kas kõik 4 või? Jah, kas ei olnud mul praegust... Mul kuidagi on siuke asi meeles. Et kindlasti seal nagu kodupubliku ees ja seal rahvas elab väga niimoodi maruliselt kaasa oma mängijatele, et see on nagu selline lisamotivaator. Ma loen siis natukene tabeleid ka, et siin eeldatavad teekonnad finaali Sabalenkal panen perekonnanimedega järjest minema. Esimene ring Mazarova, teine Kudermetova, 3. Fernandes, 4. Dawson, veerandfinaal Paulini, poolfinaal Pegula, finaal Sviatek. Sviatekile esimeses ringis Arango, teises Lamens, 3. Kalinsk. Mis sa naerad nüüd? No nii suur vahe, see Lamens mängis paar aastat tagasi veel ITF-i turniiri Pärnus. Mul tulevad meelde need vanad head spordiuudised, kui Kaia Kanepi ja Anett Kontaveidi poolfinaali vastaseid ennustati US Openil ja igal pool muudel Grand Slamidel. Muidugi. 3. Sviatekil jätkan siis Kalinskaja, Aleksandrova, veerandis Anisimova, poolfinaal Kauf. Kaufil esimene ring Tomljanovitš, teine Puusas Maneiro, pean tunnistama minu jaoks uus nimi. 3. Fretš, 4. Kasatkina, veerandfinaal Kiis, poolfinaal Sviatek ja Pegulal Šerif, Starodobtseva, Jastremska, Benčić, Andreeva, Sabalenka, see on tõsine turniir juba. Kus see Mboko on? Aga Paulini vastaseid võiks ka tegelikult vaadata. No Paulini on...
et Pauliini on potentsiaalselt võib-olla veerandfinaal Mirraga või siis seal on ka muidugi Benchitsid ja Ostapenkod on ka seal selles sektoris. Kes võivad tulistada, jah. Ma just tahtsingi öelda, et mina hoian väga silma peal just Pauliinile, et mine seda tea, Pauliina võib-olla võidab üldse ära selle turniiri. Võib kõike juhtuda, et Pauliini on praegu väga, väga äge. Jaa. No, nõus. Ja muidugi on põnev vaadata seda, aidake nüüd Mboko, Victoria Mboko. Rääkige temast. Juba esimene ring Krajtšikova, eks? Jaa, see on huvitav mäng, see on väga huvitav mäng. See on huvitav ja ma tahtsin siin ekspertidelt küsida, et mis te arvate, kas pensionäri ikka jõudev mängija Muhhovalega vastu saab või? Jah, Muhhova ka üks... Kuidagi ta maailma 34. ikkagi võitis. No selle üle on palju räägitud ja ausalt öeldes mina isiklikult täpselt samamoodi, nagu ma avalikult ütlesin ja kritiseerisin kogu aeg seda, kuidas Andy Murray'le neid wildcard'i jagati. Nüüd on siis naistel Venus Williams. Ma olen ka täiesti nõus sellega, et jah, see on suur nimi, aga see jälle on selline nagu rahamaiguga wildcard'i jagamine. Et kas siis tõesti Ameerikal ei ole noori andekaid mängijaid, kellele kaarti anda, et ma saan aru. Ühes ma olen kindel, Williamsi mängus on tribüün täis. Ja no nii ongi, jah, ja nii ongi, nagu te enne ütlesid, et money talks, et see on tegelikult natuke kahju, ma arvan, et seal, kui me vaatame nüüd seda nime, kes võib-olla seal praegu noortest on väga palju tulemusi teinud ja näidanud ja kes ei eemale selle tõttu, et mis seal nagu taustal toimub, siis see on jällegi kurb, ma arvan. Aga saab siis ühe mängu Muhhovaga, ma arvan, et mõne game ikka saab. Venus on siis mänginud 3 mängu, võitnud sedasama Peyton Stearnsi, kellele Alo viitas, kaotanud Magdalena Fretsile ja kaotanud ka naisele, keda ma ütlesin, et minu jaoks uus nimi, Jessica Puusas Maneiro, hispaanlanna. See oli siis Cincinnati avaring. Muuseas, see, mis Alo rääkis Victoria Mboko kohta, et see ongi tabel üks hästi huvitav sektor, sest et seal on ju 4. ringi potentsiaalsed vastased ongi seal Ostapenko või Mirra. Ja seal on ka Emma Navarro, nii et see on väga põnev, kes siit läbi tuleb. Ma olen kindel, et meie kuulete seas ei teata Victoria Mbokot nüüd päris nii hästi, aga võitis siis Montrealis finaali, jah? Ei, ma arvan vastupidi, et praegu, kui sa tennise ringkonnas, kes vähegi tennist jälgivad, vastupidi, et kust, kes ja vastupidi. Isegi pigem tuntakse nüüd juba väikest huvi, et kes see on. Nojah, ega väga palju teda tunda ei saagi, kui ta aastat alustas 344. kohalt. Ja vanus 18, ma märgin ka. Aga huvi, vaata sellised niimoodi, kes hüppavad välja mängijad võib mingil määral ootamatult, siis tegelikult läheb päris kiiresti fookus neile. Nüüd on muidugi küsimus selles, kas tal tuleb jätku sellele. Aga vanus näitab seda, et ega seal on veel kõik ees. Aga endiselt ma jätkan oma seda, mida ma terve selle aasta jooksul olen jätkanud, et naiste turniir on ikkagi väga laht. Väga lähedased mängud, väga lähedas. Üks mängija kindlasti domineerima seda turniiri ei saa. Jah. See on nüüd viimaste ikkagi, see on mingi tendents, ütleme, ja võib-olla selles mõttes, sportlikus mõttes, selgelt meestel on seal need teatud vastasseisud, kellest me ka rääkisime, aga naiste turniir on selles mõttes nagu huvitavam just, et tõesti ennustada seda ei saa. Aga ma mõtlen mitte huvitav selles, et mänguliselt ma tean inimesi, kes naiste tennist võib üldse ei jälgi, aga naiste tennises on muidugi need üllatused võivad ikkagi lihtsamini isegi sündida ja see mängu kõikumine ka. See on see igikestev küsimus, et kas me tahame lahtist tabelit, et kõik võivad võita kõiki või me tahame 2 domineerivat mängijat? Minu arvates siin ei ole isegi kahtlus selles, sellepärast kui me ajalooliselt vaatame, huvi turniiride vastu on alati siis, kui tegemist on, üks peab olema kindlasti staar. Soovitavalt, et neil on 2-3. Võtame tagasi Selese Graffi võitlused, Šarapovad, Williamsid, asjad nii edasi. Kui ikkagi põhimõtteliselt ei ole tabelis ühtegi mängijat, kellel Koif mahuks sinna 2 numbri sisse, ma mõtlen 1,3 või 1,4. Riho, sa saistad mikrofoniga? Siis põhimõtteliselt ei ole sellist huvi. Vaata, kui sa kas siis vaatad mänge või kui on täiesti
kõik on lahti. Palju siin neid võitjaid oli? Üks paarkümmend võitjat, ma ei tea, 5-6 aasta jooksul. Noh, ei ole see. Ja muidugi väga huvitav saab olema näha, kuidas siis 21-aastane ameeriklanna saab kodupubliku eest pingega hakkama, et kindlasti ka 2023 võitja tahab väga-väga tõestada ennast seal, aga lihtne ei saa olema see kindlasti praegu. Kindlasti on üks favoriitidest. Ja. Pigem ma arvan, et ma pakuksingi 3. Natuke Sabalenkasse ei ole usku. Minu number 1 favoriidiks jääb Sviatek, aga Kauf sinna väga lähedal. Vaatan siin sellist statistikaportaali, me nüüd langeme siit teemast natukene kõrvale, aga Opta Ace soovitan kõigil jälgida X-is. Siin on selline huvitav statistika, et Carlos Alcaraz on jõudnud sel aastal 100. break-pallini ja sellel aastal polegi tal selles osas vastast. Jannik Sinner 97, Novak Djokovic 83 break-palli. Siuke huvitav statistika. See on siis kogu hooaja jooksul? See on siis mängude peale... Break-palli võitnud. Võitnud, sest muidu ma juba ehmatasin ära, et see ei ole võimalik, sest ainuüksi lajali mängus oli selles pikas mängus oli 15 murdepalli. See number ei näita mitte midagi võrrelda Sinnerit ja Alcarazi selle hooajal. See vahe on olematu ka lisaks kõigile. Ei üks asi on see, et üks mees ei mänginud ju mitu kuud, nii et Jaa. Aga jah. Ja Karol, ütle, siis ma ütlen veel. Ei, lihtsalt selles suhtes ennustustega nagu ikka. Sinner, Alcaraz ja naistest. Võib-olla natuke konkreetsemaks on läinud. Kui mõningad turniir ma ei osanud üldse midagi öelda, siis nüüd ma nagu natukene oskan ringi kokku tõmmata, aga igasugused erinevalt meeste turniirist on naistes igasugused üllatused võimalikud, alates sellest Mbokost ja veel päris mitme mängijaga. Ja veel üks täiesti kasutu fakt. Karoliina Muhova on 1/7 aktiivsest mängijast, kes on mõlema Williamsiga US Openil mänginud. Sa nopid huvitavaid fakte. ja mänginud ka veel siia fakti juurde ja mänginud ka Kaia Kanepiga ja kaotanud talle VTA Tallinna Openil, see on ka väga... Aga võitnud Anette Kontaveiti väga tähtsal turniiril French Openil. Ma isegi mäletan seda mängu ja seal oli taktikaliselt minust, kui ma ei eksi, mängis üle. Esimene ring vist. Esimene või teine. Ja me kommenteerisime seda isegi. Kuulge, aga teeme siia saate lõppu ühe sihukese mälestuste ringi ka, et kui öelda US Open, siis mis teile esimesena pähe kargab? Alo võib-olla alustab kõige rohkem kohal käinud. US Openil ma olen päris palju käinud ja minu jaoks on see number 1 Grand Slam ja kogu see atmosfäär ja hästi palju huvitavaid mänge alates Agassi viimasest turniirist, Agassi Bagdatis, mis oli üks kihvtimad 5-settereid, mida ma näinud olen. Ja US Open on väga kiht turniir, New York on väga kiht linn ja enamike mängijate jaoks on ta ka, Wimbledonil on oma aura lihtsalt, aga puht turniirina on ta enamike mängijate lemmikturniir. Toomas? Mul ei ole midagi niimoodi konkreetset, väga raske on öelda. Kui ajaloolised faktid lihtsalt on see, et USA lahtised, kui ajalukku vaadata on, kui erinevatel katetel on teda peetud, eks on ju. Isegi liiva peal on mängitud, kui ma ei eksi, muru ja siis see haard on ka vist erinev olnud, eks on ju, et see on niisugune huvitav fakt ja samas, et just USA lahtised on vahest just selline turniir, mida on ainsana, mitmed mängijad, kes on võib-olla pika karjääri jooksul, eriti siin võib-olla kui keegi on domineerinud, on võidetud seda ja kuidagi see Federeri seal paar kaotust on mulle mällu süübinud, kus tundus, et ta läheb nagu lõpuni välja. Ükskord oli vist Del Potrole ta kaotas ja siis 2 aastat järjest Djokovicile matšpalli. Ja seal üks oli vist see tõrjega tuli, eks on ju see nii-öelda hästi tõrje oli. Esimese servi tõrje. Ja, et kus Djokovic ütles, et ei, ma lihtsalt, kuidas ta ütles, et ma lihtsalt lõin. Et ega see oli kahju ja kuidagi peale seda Federer nagu lagunes
lagunes mingis mõttes ka mentaalselt ära, et see ma arvan, see jättis kõvad jäljed. Ja ma arvan ka edaspidises karjääris siis, kui need juhtusid ja selline fakt, et näiteks Björn Borg, kes siis on läbi ajaloo ka ikkagi üks tähtmängijaid, et seal ta vist finaali on küll jõudnud, aga seal ta on nagu väga hästi ei ole läinud, et mingid sellised niisugused nüansid, aga ma ei ole ma ei ole koha peal käinud, seetõttu mul on nagu raske öelda, aga ma olen kuulnud, et see õhustik on seal erineb teistest turniiridest, on nagu mingis mõttes vist vabam, eks on ju, kui ma eksi ja hästi mõnus. Ja kas seal hinnad on ka vist kõige soodsamad vist? Ma ei tea, kuidas nüüd on, aga ega nüüd midagi väga kallist seal ei ole. Selles ja kaasa arvatud piletihinnad ja siis veel üks nüanss, et vist see oli USA lahtiste ajal, kui see Swiss Airi lennuk kukkus alla, kus oli vist Papola tuntud siis firma tennisistidele eelkõige, need asutajad kukkusid lennukiga alla ja sinna oli selline mees nagu Marc Rosset oli lennule minemas, olümpiavõitja, aga viimasel hetkel see lend katkes ja ma ei mäleta, seal oli vist mingi lühis tekkinud või mingi täitsa müstiline selline aga ütleme õnnetus oli, et see on ka kuidagi mulle süübinud meelde. Mis mul USA lahtistest veel meelde tuli üks selline, kui nüüd Riho oma krõbistamise lõpetab. Tal on hiired on seal. Kuule, Riho, esimene asi tuleb närilistest vana maja puhul lahti saada. Ja, mitte remonti hakata tegema. Mis USA lahtistest mulle veel meelde tuleb, minu jaoks ainult parandage, kui ma eksin, aga mina ei mäleta, et round 16 hulgas oleks kunagi keegi kihlvedu kontoritest maha võetud. See oli, ma nüüd võin eksida, kas ta oli 2005 või 6 aasta, kui Federer 16 hulgas, kuni 16 oli tema võidukoif mingi 1,01, aga 16 hulgas panti lukku Federeri peale kihla vedada enam ei saanud. Aga kelle vastu see oli? See ei mäleta? Ei, seal oli turniiri võidu. Üldse turniiri võidu, okei, sain aru. Jah, sellepärast, et... Kas see on ainukordne juhus või? Mida sa mäletad, et nii? Mina ei tea, et see kunagi nii oleks olnud. Ma pole kuulnud seda. Ja seal oli lihtsalt niimoodi, et põhimõtteliselt 3 esimese ringi mängu ma nägin ka. Ütleme, et need ei olnud võistlusmängud, need olid nagu treeningud rahvale nalja tegemine. Ta oli ikkagi mingi periood oli ta USA lahtistel nii võimsalt üle, et see oli ikka... Ma sellist dominantsi ei ole kuskil näinud. Aga sa anname sõna Saaremaale ka? Jaa, ma juba... Püüdsid ühe hiire kinni või? Juba selle jutu peale tulid väga ilusad mälestused meelde. Me oleme neid mälestusi koos Aloga jaganud. See oli minu esimene New Yorgi külastus. Ma ei tea, kas Alol ka, mis aasta see oli, Alo, ütle mulle? Mina olin esimest korda, ei. Ma olin 2004 olin esimest korda. Aga minul oli esimest korda see New Yorgi külastus ja ma pean meenutama hea sõnaga sõber tennisetreenerit Sven Tammingut, kes tegi selle reisi väga eriliseks. Aga meil olid kohtumised hokilegendi Kasparaitisega, Darius Kasparaitis. Kus te täna nägite? Teda me nägime juudi vanamehe baaris, saime taga tuttavaks, see oli kihvt lugu, see oli väga äge lugu, kuidas me istusime ühes lauas ja kõrvalt lauast leedukad tegid meile joogid välja ja siis me mõtlesime, et me peaks tegema toosti. Ma tõstsin klaasi, ütlesin, et sa Lekna, keegi ei reageerinud ja siis Andrei Luškin ütles, sa Sabonis. Ja siis kõrvalt lauast tuli, meesterahvast tuli meie lauda ja hakkas siis meiega juttu rääkima ja siis üks hetk võttis NHL-i kaardi pani laua peale ja see oli siis Kasparaitis. Ei, selle Alekna kohta Kasparaitis lausa küsis. Kes see on? Kes see on? Olümpiavõitja ja Alekna vist oli selleks ajaks kas isegi kahekordne oli kindlasti vist, jah. Oota, tahad öelda, Alekna oli ka seal paaris või? Ei, nad vist nimetasid Alekna. Kasparaitis ise olles leedukas, ta lihtsalt ei teadnud, vaata profide jaoks on profispordid natuke teised, on ju. Sabonist ta teadis, Aleknat ta ei teadnud lihtsalt, kes see on ja mis spordiga ta tegeleb. Ma arvan, et ta teenis suurusjärk vähemalt $10 miljonit aastas teenistada tol hetkel, ma arvan, vähemalt. See on nagu Prantsusmaa lahtistel mängijate launchis Martina Navratilova ei tundnud Sven Tammingut ära. See on häbiväärne. Istusid kõrvuti. Ja muidugi tuleb meelde, Alo, sa mäletad, kuidas Ilona Poljakova viis meid, millise riigi printsessi ta tundis, mäletad sa, kes see oli?
Jordaania printsess. ja Me reaalselt ei uskunud, et me teadsime küll, et on New Yorgi selle kollaste lehtede mingi kõrgselskonna tegelane, aga kas ta mängis rannatennist? Ei, nad õppisid koos. See oli selline kõva New Yorgi ööklubi nagu Marquis, eks? Aga detailidesse mehed ei lasku. Maret Ani ütles mulle, et siin on võimatu sisse pääseda ja me olime nagu 100 meetrit eemal. Poljakova sahkeldas seal ja oligi mingi 100 meetrine järjekord. Järsku tuli ilma kaelata vend ja lehvitas meile kaugelt, et tulge sisse ja me läksime 10 inimest läksime sisse sealt. Kui pikk järjekord oli? Kui pikk järjekord? No ma arvan, et peaaegu 100 meetrit. Ja meie marssisime punasel vaibal nagu, ma ei tea, mis asja. Ma räägin järjekorraga ühe loo. Mu vanaema on super järjekordades ettetrügi. Meil oli Londoni ekskursioon, ma olin mingi poisike ja meil oli tund aega Londoni peal aega ringi käia ja kuidas Madame Tussauds ära käia tunni aega. Ütled, et poisil on pissi häda, laske järjekorras ette poole ja me olime supsti seal sees. No teine variant on veel see, et kunagi ühe asutuse avamisel oli järjekord oli lausa 200 meetrit, aga kuna ma teadsin, kes baari leti taga on tööl, siis ma läksin lihtsalt tulema, et see härra ootab mind. Ja kuna nimi klappis, ta ütles, et okei, ja ma võtsin veel 5 inimest kaasa, lihtsalt suvalist inimest. Üks lugu, mis ma tahtsin veel jagada, oli see, et seesama õhtu, kui me olime seal Kasparaitisega koos, mina lahkusin sealt natuke varem, aga hea sõber Sven Tamming oli seal muidugi lõpuni, pani uksed kinni ja hommikul, kui ta tuli koju, pani teleka käima, ütles, et kuule New Yorgi poolmaraton käib, et pane püksid jalga, lähme jookseme New Yorgi poolmaratoni ja me jooksime veel New Yorgi poolmaratoni läbi, ma mäletan. Et ilusad mälestused. Ja samast sõidust on veel üks ilus mälestus minul. Riho Kallus ja Sven Tamming, ma ei oska öelda, kas päästsid mu elu, aga enam-vähem nii see oli. Inimene, kellega kui meil oli kokku lepitud Airbnb majutus, otsustas meid mitte sisse lasta. Ja siis, kuna ma olin ennem ka Ameerikas käinud ja mind nagu väga see ei tõmmelnud, ma lihtsalt mõtlesin, et ma lähen ühte kallisse hotelli ja saadan selle inimesele arve. Aga see oli sellisel Central Parki kõrvas päris pimedas. Aga mu proua oli esimest korda Ühendriikides ja New Yorgis pimedal New Yorgi tänaval päris, mitte ohtlikus, aga öösiti on seal igal pool ohtlik. Istume kohvrite hulgas ja mina tegelen paaniliselt sellega, et leida hotell, kell oli juba mingi 1 öösel või 12. Ja siis ma näen pimedast lambivalgusest, et 2 inimest tulevad ja ma tunnen nende kõnnakut. Ja ma ei näe nägusid, ma ei näe mitte midagi, aga see on ära vahetamised kõnnakud ja ma juba pimedast nägin, et see on Kallus ja Tamming. Ja siis nad päästsid meid ja lubasid oma nende korteri koridori põrandale magama, nii et selline lugu juhtus seal. Selle asja nimi on kosmiline kokkusattumus. Ja 2 täiesti erinevat reisivat inimest Eestist satuvad kokku Central Parki kõrval kottpimedas. Aga see on ikkagi turvalisem lugu, kui ühel mul Austraalia tuttaval pargis jalutades üks mingi madu kaela kukkus. Ja siis ta koos see jakk, mis tal oli seljas, see jäigi sinna parki, eks on just. Iga Tamminguga kohtumine on sama ohtlik kui see maa kaela kukkumine, nii et see on täpselt. Saada siis Riho Facebooki, et ta igal juhul kuulaks seda saadet. See saade läheb ajalukku. Tervitused Svenile. Enne kui ma enda 2 mälestust räägin, siis Toomase ajalootunnil täienduseks, et Kõva väljakul mängitakse seal aastast 78. 75 kuni 77 mängiti Liival ja 1881 kuni 1974 päris pikalt mängiti Murul. No mingi aeg oligi Muru põhikate. Ja see oli 3 Grand Slammi olid kõik Muru peal, just täpselt. Kuidas siis hooldamine käis, siis oli kuidagi lihtsam või? Niiduk robot. Lambad. Austraalias võisid küll olla Uus-Meremaa lambad. Ja teine... Inimtööjõud. Ja teine, Alo vist ütles, et õhkkond on vabam seal US Openil. Ma olen näinud ka Wimbledonis kõrvuti istunud inimesega, kes tooli alt valab enda rahulikult veini juurde. Ja see on lubatud Wimbledonis, see on okei. Näidates, jah.
aga minu 2009 loomulikult ma elasin väga Del Potrole kaasa ja ma olin nendel päevadel üldse vaatasin US Openit sellisest kohast nagu Salvador Brasiilias. Õnnestus seal viibida ja seal oli ka millegipärast kott pime ja sügaval öösel see mäng mitte favelas kuskil, jah? Ei, ikka ilusas linnaosas, jah. Aga ei, see oli niisugune lihtsalt tore matš ja tore turniir Del Potrolt. Ja teine ikkagi see, kui ma ennast panin tööle ka selleks päevaks loomulikult, kui Anett mängis Serenaga ja kõik see otseblogi tegemine ja selle ootamine ja seda pressikonverentsi hommikul kell 4 ja kui Anett lõpuks tuli ja siis sa mõtled ikka peas ju läbi, et mis see esimene küsimus saab olla ja kuidas pärast sellist matši, kus inimene on pisarates väljakut ära tulnud, mis sa siis küsid, siis ma kõigepealt ju tänasin hea mängu eest, kiitsin teda, ütlesin, et kogu Eesti elas sulle kaasa ja siis oli kõik. Siis olid pisarad väljas, mis aastal see oli? Millal ta mängis Serenaga nüüd? Aasta enne, kui ta lõpetas? Jah, 2000... 23 või 22 nüüd, 2 varianti. Ei saanud 22 olla, sest Covid oli läbi ja täismaja. 23 oli siis? Jah. Kus publik, me teame seda lugu. Jah, et publik tegi talle uut ja vana, ütleme nii. Ja siis mu teine küsimus oli siuke juba klassikalisem spordireporteri küsimus, ma ei tea, mis see enam oli, aga ta ei suutnud selle vastata, see pressikonverents jäi pooleli, ta lahkus sealt ja see jõudis ka Netflixi sarja. Ja kuidas kes see Tomljanovic vist vaatas seda sealt jooksulindi pealt seda hetke või mida, kas see oli monteeritud sinna sisse või ta päriselt ka vaatas seda, aga tema siis oli ju, kas ta oli Serena järgmine vastane, eks? Aga vaadake muidugi, kellel üldse huvi, siis igal slämmil on sellised YouTube'is ja igal pool on need kihvtid pallivahetused. Võt see ka mul tuli meelde, et üks Jimmy Connors vist mängis Paul Harhuisi vastu just mingi megapunkt, kus ta seal, temal meeldis ju seda rusikat viibutada sinna publiku poole, et vaadake neid just need vanu mänge ka, et kui vaba oli, siis ütleme see emotsioonide väljaelamine, et väga huvitavad ja kindlasti hilisemast ajast need samad punktid, mis me Aloga siin mainisime ja need on kindlasti kõik olemas, et selles mõttes, et natuke nagu praegu ka huvitavam jälgida, kellel on aega, et vaadake ka seda natuke ajaloolisi. Vabalt võib olla, et täismängud on isegi üleval. Jaa, ei, on ka neid, aga ma ütlen, et need episoodid, isegi ma arvan, et Alo teab, mis punkti ma mõtlen. Eriti, ja see oli mingi müstika ja fooni juures, ma ei tea, mingi 5-6 palli seal hüppas ja päästis ja lõpuks võitis ja see oli midagi metsikut. Seal ei olnud võib-olla need viibutused kõige võib-olla praegu mõnedele ei meeldi. Eks on ju, aga see oli ägedad mängud ja see ajalugu, need on ikkagi ajaloolised turniirid. Vanu Connorsi McEnroe mänge, McEnroe nauditav vaadata alati ja sa tead ju, et meil on palju huvitav. Jaa, meil on lihtsalt see väike aja nihe, seetõttu me võib-olla siin kiilume vahest sisse, aga sa ju tead, et McEnroe oli alati peale, kui ta neid trahvid sai, eks on ju. Tema oli esimene mees, kes läks turniiri sinna office'is, ütles, et jah, et olen süüdi või tähendab, et patustanud, et maksis kohe ilusti ära kõik, et ei protesteerinud kunagi hiljem. Paul Hogani sari oli kunagi selline show, nalja saada, siis seal oli sketš McEnroe perekonnast, kui McEnroe tuli peale turniiri koju ja ema esimene küsimus oli see, et kuidas sa said trahvid ja auhinnarahad, said enam nulli või oled plussis või miinuses. Aga seal sketšis on oma jagu tõtt, aga samas oli publik see, mida vaatama läks, eriti legendaarsed, mitte ainult US Openi, vaid McEnroe Connorsi lahingud, kui nad vahest lausa karvu pidi kokku läksid ja seda oli lahe vaadata ja see kindlasti on kõik YouTube'is olemas, keda huvitab. Vot kahju, et keegi ei ole seda rolli nagu üle võtnud tänapäeva tennises. Üks proovis, aga tühistati. Kirgios proovis, aga Kirgios ei ole mängumees. Ei olegi olnud. Sa ei saa võrrelda McEnroe'd ja Kirgiost. Ma ei oska öelda, kas seal on mingi, ma ei taha öelda, et Kirgiosel puudub nagu intellekt, aga sest kommenteerimisel paljud on kiitnud, kuidas ta kommenteerib. Jumala hästi kommenteerib. Ja jumala hästi. Väga hästi. Aga just, et võib-olla sellistes oludes, et kuidagi nagu, ma ei tea, need persoonid olid veel nagu põnevad, McEnroe, ma ei tea, kas ta siiamaani on ju kunstigalerii ja kõik sellised, taustsüsteemid. Connors oli muuseas ju kihlatud, sa tead, Chris Evertiga. Jah. Ja seal rääkimata ka leedukas, Vitas Gerolaitis oli huvitav persoon. Nii et ühesõnaga ajalugu on ja mitte vähe.
ja ajalugu tekib juurde nüüd järgmise 2 nädalaga. Oota, kõik on endiselt sama, me saame seda Eurospordist või Go3 äpist jälgida? Jah. Ei, Go3 ei ole Eurosport. Gunnar, kas me teeme ennustusvõistluse ka lõpetuseks või? Ei no see on juba kõik on ära ennustanud. Ei, nagu sa ütled Go3 ei ole Eurosport, aga mina oma Go3-st saan vaadata. Mina oma Go3-st saan vaadata Eurosporti. Ma ei pannud tähele, mis te ennustasite siis? Ei, mina ka ei ole kuulnud. Aga teeme ikka päris ringi ka, jah? Mees, naine ja... Alusta seekord, Riho, sina. Mees ja naine. No mina ütlen Pauliini ja Sinner. Mina Sinner Sviatek. Ma ei ole originaalne, no... Alati viimasena on halb pakkuda, aga Sviontek on kindlasti minu see Toomas favoriit. pakub Sinneri Alcaraz. No teeme siis lihtsalt niimoodi, et ma panen Alcaraz, et oleks nagu põnevam. Ja naised? Naised Sviontek, ei ole midagi teha. No. Kuidagi ei kahtle tema praegu selles mänguvormis. Oota, kas Mina pole veel öelnud. Djokovic või? Gunnar ütleb Djokovic ja Williams on Gunnaril kindlasti. Ei, ta paneb Mboko. No ma ei ole Sabalenka poolt kindlasti, aga panen Kaufi, mulle meeldiks see lugu. Ja kes me meestest paneme? No ma olen Alcarazzi poolt, no ma ei saa Sinneri poolt olla, minu jaoks on Sinneri ka. Siis jäi Sinner ja Alcaraz jäi 2-2 meil ennustused või? Põnev. Lisaajale läheb. Aga kindlasti me ütlesime hoopis teisi numbreid või teisi nimesid, kui me seal päris innustuses, mis meil tabel. No seal oli sinul Djokovic kindlasti, ma ei kahtle. Aga kas Riho, kas sa tegid selle tabeli üldse nagu panid arvutisse ka või? On täitsa olemas, saatsin teile ka tegelikult. Mina ütlen, et kui nüüd Sinner peaks võitma, vaat siis ennustus, vaata ma panin selle ennustuse, et Sinner võidab see aasta kõik Grand Slammid. Siis jääb see minu ennustus jääb 1 punkti kaugusele, vaat siis on küll jama. Kusjuures ma ennustasin ka sama. Tibusid loetakse novembris või detsembris, kui me see ennustuse kokku võtame, eks. Aga selge, mis siin ikka hakkame jälgima ja koguneme siis uuesti peale saadet, kes mis maailma otsas jälle on. Täitsa kodus. Riho, sa jäid nüüd sinna pigemaks? Eks paistab, oleneb, kui tiitel tuleb, siis ei ole mõtet mandril tulla enam. Aha. Siis sa oled Saare kunn, jah? Kunn, jah. Okay. Aivar on Saare kunn. No jah, siis ei ole midagi teha, kui Aivar on. Siis peate omavahel mingi duelli veel mõtlema. Mul ainuke küsimus tekkis, milline Aivar? No jah. Jah. Aga jagage see saar kuidagi ära. Minu arust seda saart on ennemgi jagatud. Jah. Sellega on tänane saade lõppenud, aitäh kuulamast.